Esimene nendest on siis meeskonnatunne, mis tuleneb juba Maslow hierarhiast. Me oleme kõik nii-öelda karjaloomad, meile meeldib karjas olla, me oleme hakkama saanud ainult tänu sellele, et me oleme ümbritsetud teistest inimestest, kellega meil tekib sünergia hõimudes, külades ja täpselt sama kehtib ka tegelikult organisatsioonis töötades. Kui on tugev meeskonnavaim, kus on ühised väärtused, ühised traditsioonid, avatus, üksmeel, sõbralikkus, toetus, turvatunne, siis see on see meeskond, kes hakkab mind tegelikult motiveerima. Ja minu kui juhi ülesanne on jälgida seda, et need väärtused oleksid need, mida see meeskond tegelikult kannab, mitte et see on meeskond lihtsalt sellepärast, et me oleme üks osakond. Ja sinul kui juhil on siin vastutav roll selleks, et jälgida, kas kokkulepetest peetakse kinni, kuidas üksteisega käitutakse, mõnikord võib-olla neid kokkuleppeid üle käia lausa, et jõuda selleni, et inimesed teadvustavad selgelt, missugust kultuuri me tahame siin viljeleda ja sina juhina seisad selle kultuuri loomise eest. Sest väga-väga paljud meeskonnad viljelevad sellist kultuuri, mida võib nimetada kaootiliseks sisekultuuriks. Ehk siis keegi otseselt ei soovi halba, aga samal ajal igaüks näeb asju veitsa erinevalt, mis hakkab tekitama pingeid, arusaamatusi, põrkumisi. Aga sina tegelikult selle grupi juhina, mitte et sa peaksid peale suruma oma vaateid, aga koos selle grupiga, koos nende liikmetega, te peaksite otsustama, missugused väärtused, missugused käitumised, missugused hoiakud aitavad meid meeskonnana kõige paremini. Sõltumata, kes seda soovib või kes ei soovi, vaid lähtuvalt ainult sellest, et mis aitab meil tõhusalt oma eesmärgid saavutada.